Iga kord, kui külastad Hiinamaad, hämmastab mind see uuendus, mis toimub sellel maal, see tempo, millega Hiina astub 21. sajandisse. Kõik need tehnilised imed ja kui veel esimestel kordadel nägin ma väikseid mingisuguseid tööstusi, siis nüüd külastades Changchuni linnas ühte vagunitehast, kus näed töökust, see Hiina töökus on midagi erilist, sellepärast et ma ütleks, see on hiinlaste mentaliteet osata teha nii palju tööd ja on ka tulemus. Loomulikult tulemus on siin silmaga nähtav nendes suurtes tsehhides, kus toodetakse raudteevaguneid, kus toodetakse metroorongide vaguneid ja mitte ainult Hiina tarbeks, vaid seda tehakse, müüakse neid vaguneid ja nendest saab sõita Austraalias, Põhja-Koreas. Neid kasutatakse kõigis Hiina suurtemates linnades. See Changchuni linn loetakse oma mastaabilt väikseks, midagi meie Rakvere taolist, aga 2010. aasta andmete järgi elab seal 7 miljonit inimest. Loomulikult, et see tehnika, mida kasutatakse, on kõige kaasaegsem ja loomulikult suurem osa on kõik toodetud Hiinas, välja töötatud Hiina poolt. Need on need rongid, mis sõidavad paljudes maades, veavad tuhandeid inimesi ühest kohast teise. Ja see, mida te praegu näete, ei ole spordivõistlus, see on lõunavaheaeg. Hiina ühes kõige uuemas tehases, kus toodetakse uusi kiirronge, aga lõunavaheaega kasutatakse tervise jaoks, kus mängitakse rahvusmänge. Kindlasti oleks see huvitav ka meil Eestimaal, et me nii armastaks oma rahvusmänge, et lõunavaheajal mängiks neid mänge. See on midagi jalgsulgpalli taolist. See on täielikult Hiina mäng. Pärast loomulikult lõunat jätkatakse tööd Hiina imekallal. See on Hiina kõige kiirem rong. Antud momendil sõidavad need rongid üle 200 kilomeetri, aga on võimelised sõitma ka 400 ja juba katsetatakse. Tunned ennast selles rongis midagi kosmonaudi taolist, eriti kui vaatad seda kabiini, milles ei ole küll veel kõike neid tööriistu, andureid, aga see on täielikult nagu kokpütt mingisuguses kiirlennukist. Nende rongide võimalusi, mida toodetakse ja mis juba sõidavad Hiina raudteel, saate nüüd jälgida. Loomulikult kõik see toimub piduliku üleandmised, see on Hiinas kõik väga moes, aga seal nad siis liiguvad sellise kiirusega. Ja see kaart näitab neid kohti, kus hakatakse neid kasutama. Loomulikult olümpiamängude ajal olid uued rongid juba töös ja olümpiakülalised kasutasid neid ronge. Aga see on Hiina tulevik.
kadestusega vaatan Hiina linnu just autojuhina. Kui siledad on need teed, ei ühtegi auku. Ja loomulikult see liiklusviisakus, mis on autojuhtide vahel, see paneb imestama. Ei juhtu siin ühtegi suurt õnnetust, tähendab, me ei näinud neid. Loomulik on ka, et abielu sellised tähtsad sündmused viiakse läbi restoranis. Jälle toidust hakkab mõni rääkima, aga vaadake, milline rohkus. Meie kui mereäärsed elanikud kahjuks küll ei saa külastades oma restorane näha kõike neid mereande, mis meri annab, mida oleks võimalik süüa. Hinnatakse muidugi Hiina kalaköögis kõige rohkem kalapäid ja neid sellepärast eraldi ka müüakse. Aga kõik on värske ja see on kõige tähtsam. Et tuled, vaatad, valid välja, näitad näpuga ja just see mereelukas natukese aja pärast saab valmistatud ja sulle laua peale serveeritud. Hinnad on ka loomulikult, kui te vaatate. Hinnad ei ole kallid, kullakesed. Arvestades, et 8 juanni on 1 euro. Kõigis Hiina restoranides, ka kaasaegsetes, on kaunistuseks need skulptuurid Hiina igasugustest kangelastest. Ja need on tehtud käsitööna. Loomulikult, et käsitöö, nagu te mäletate, Pekingi part, mis on ka nüüd juba saanud selliseks kuulsaks Hiina menüü esindajaks, on au sees ja seda süüakse palju ja igal pool. Ja need väiksed loomad, eks õllesõbrad kõik teavad, et õlle kõrvale süüakse neid keedetuna, aga Hiinas süüakse ka elusana. Nii et see on Hiina mood. Tahan teile öelda, et kui te külastate Hiinat, siis nälga te kindlasti ei jää, sellepärast et kõik need restoranid on toitu täis. Kõikides Hiina linnades pärast seda, kui päike loojub ja tulede meri alustab oma möllu, alustab tööd ka väike kaubandus. See on midagi erilist. Muide tahan öelda, et on väga julge liikuda Hiina linnades ka õhtusel ajal. Ei ole muret seal selle pärast, et teil rahakotti ära varastatakse või midagi ära viiakse. Muidugi tasub vaadata, aga siin loomulikult on söök nagu ka esimesel kohal. See ilus palvee ei ole midagi muud kui Pilimeenide Hiina tuntud toidurestoran, mida käiakse just spetsiaalselt siin söömas. Valmistatakse ka just sellistes bambustünnides ja restoranis on tohutult rahvast. Üks ports ja kõht on täis. Need musklites mehed, küll teevad tööd. Aga ma usun, et need musklid on kasvatatud just tänu sellele, et nad jagavad jäätist. Ja oi kui maitsev on see Hiina jäätis. See on väga populaarne maiustuspala igal pool Hiinas. Aga
sellised mehed tõmbavad kindlasti pilgu enda peale, aga ikkagi selle jaoks, et osta jäätist. Noh, kaupa on igal pool igasugust, seda peab vaatama ja muidugi ärge unustage, et need on väikekauplejad, kes kindlasti tahavad, et te kaupleksite. Nemad määravad alguses ühe hinna, teie määrate teise hinna. Ja see hind kõigub väga laialt. Näete, sõjamehed siin, aga need sõjamehed on ju kõik elektroonilised ja seda kasutavad kõik Hiina lapsed, nii et mitte ainult mängides nende arvutite ja PlayStationitega, vaid ka mänguasjad, mis on elektroonilised. Hiina kaubavalik on suur, siin on silmal ja vaatamist ja läheb kirjuks, nii et tuleb otsida, tuleb leida, aga kingitused on igasuguseid. Küll on maja vaime, küll on lihtsalt kudakujusi, mis toovad õnne. On neid klaasist, on neist puust, igasugust. Ja loomulikult tänavamuusika. Tänavamuusika on Hiinas, sajandeid on Hiinas muusika populaarne, aga nüüd on just populaarne selline kaasaegne laulmine ja see kogub rahvast. Ma ei usu, et see poisteansambel nüüd üle Hiina populaarne on, aga selles linnas on ta kindlasti populaarne, sest rahvas jääb seisma, vaatama ja jäädvusta poolega. Ja loomulikult seda tehakse ju nüüd ju mitte foto, vaid telefoniaparaadi abil, sellepärast see on sama hästi kui videoülekanne, mida sa saad kodus siis jälgida. Ei puudu ka rahvusliku tantsuelemendid, eks see on mingi konkurss, aga ka rahvatants on populaarne ja nii proovitakse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8，摆住不动，我都看出这个是不动的，前面是动的。 Resultaat aga jäädvustatakse ja neid aparaate ja käsi on toodud. Hiina neiud on ju ilusad, miks mitte jäädvustada. See koht pakkus rõõmu nii minule kui kolleeg Sven Reemetsale, sellepärast, et see on uhiuus 2007. aastal avatud Shanghai lähistel Sun Huni rehabilitatsioonikeskus. Maketil on näha, et siin see maa-ala, mida omab see keskus,
nagu seal meil öeldi, et neil on 10 täismõõdus spordiväljakut, aga peale selle nendes 9 hoones toimub siis rehabilitatsiooni igasugune abi. Noh, see on midagi meie Astangu taolist, aga meie võrreldes nii nagu Hiinaga ikka alati, siis peab nagu 1000 korda suuremaks tegema, siis annab selle rehabilitatsioonikeskuse mõõtmed välja. Siin on umbes 150 haigla kohta, kus siis puuetega inimesed saavad kas pereliikmetega või eraldi abi. Ja abi on siin igasugune, seda juba näete pildist. Sama palju, isegi 2 korda rohkem on abistajaid kui patsiente, kes abi vajavad. Muide, meie olime see delegatsioon esimene, kes külastas seda rehabilitatsioonikeskust. Aga samas, kui toimusid läbirääkimised, siis võõrustajate poolt, nende juhtkonna poolt öeldi meile, et nad hea meelega võtavad vastu ka Eestist tulevaid puuetega abi vajavaid inimesi. Ja kui te lööte interneti lehele kõik andmed, saate te teada, et on võimalus leida sobiv tuusik ja külastada seda rehabilitatsioonikeskust. Siin on kõik loodud selleks, et vaim ja tervis saaks puhata. Omaette muidugi sündmuseks on siin loodud park maailma kuulsustele, Hiina kuulsustele, aga üldse nendele inimestele maailmas, kes on jätnud endast sügava jälje, aga samas on neil olnud mingi puue. Oli see nägemispuue, oli see kuulmispuue, aga nad on juba, kui me räägime Hiina kuulsustest, siis need on muidugi sajandite vanused, aga siin on tuntud kujud ka meie kaasajast. No loomulikult suur maestro Bach, kes oli ju tegelikult ei kuulnud, aga rajas millist muusikat. On ka näete, Venemaal on kunstnikke. Ja kõik need teosed on tehtud spetsiaalselt selle pargi jaoks, selleks, et külastajad saaksid siin rahulikult jalutada. Selle keskuse peadirektor just näitas seda pidulikku tseremooniat 2007. aastal, kui see keskus avati. Hiina traditsioonide kohaselt kindlasti vastuvõtjad korraldavad õhtulaua banketi, kus me tänasime ja lubasime, et läheb aeg edasi, et me tuleme kindlasti tagasi ja anname sellest keskusest teada kõigile Eestimaa. Hiinas on tuntud iga abivahendite tootmine ja nii me käisime ka ühes väikses tehases, mis toodab just neid elektri abivahendeid puuetega inimestele. Loomulikult ei olnud see nii suur tehas kui nende kaasaegsete raudteerongide ehituseks, kuid sellegipoolest toodavad nad, nende toodang on tuntud, läheb ka täpselt samuti Aasiasse, Austraaliasse ja toodangul on minekut.
loodame, et tuleb ta ka Eestimaale. Aga nüüd siis sellesse iidsesse suurde linna Shanghaisse, mis on üks huvitavamaid linnu Hiinas lõunaosas. Ja siis, kui me olime augustikuus, siin oli palavus ligi 40 kraadi. Loomulikult vesi, see, mis päästab ja seda on siin kõigile. Aga jalutada ka sellises kuumuses on populaarne mööda Shanghai peatänavat, kus on kõigile midagi jälgimist. Siin on suured kaubamajad, siin on väiksed kauplused ja loomulikult nagu igal pool on populaarsed need väiksed liikuvad, on ta siis rong, on ta siis mingisugune pardivedur, aga neid on siin palju, sõita saab ja istudes sellises väikses rongikeses, loomulikult ei paista päike sulle pähe ja on palju ehk jahedamgi. Nii mõnigi nendes väike ehitistest on varustatud väikeste konditsioneeridega, mis loomulikult aitavad. Ja näete ka, puuetega inimesed saavad siin hakkama. Midagi erilist on aga muidugi Shanghai õhtune kaldapeal. See on omaette nauding ja seda naudingut pakutakse kõigile, kes külastavad. Sest vanalinna osa on kõik kaunistatud ilutulestikega, iga hoone omamoodi. Ja selleks ei ole suuri raskusi, on ehitatud spetsiaalsed laevad ja selline tunniajane reis selles laevukeses, kus mõnes kohas on restoran, teises mitte, saab ilusasti sõita, vaadata vanalinna nii vasakut kui paremat kaldapealselt ja nautida tulede mängu. Selline oli siis seekordne meie Hiina reis. Nüüd aga soovin kõigile, et kui teil avaneb võimalus külastada Hiinat, kindlasti külastage, sellepärast ma usun, et te saate suure naudingu osaliseks. Hiina on tulevikumaa. Ja lõpetan ikka nende neidude ansambli muusikaga, mis on osaliselt vana, osaliselt uus. Uute kohtumisteni ja soovin teile kõigile tervist ja jõudu ja ma usun, kui külastate Hiinat, siis saate kindlasti jõudu juurde.